Järgnevas videos tutvustan teile IVA äppi uut funktsionaalsust, milleks on sisse logimine ja ilma ülesandeta fotode saatmine, kus kliendid saavad ilma PRIA või PTA ülesandeta fotosid teha ja need PRIA-le saata. Hetkel asumegi uuel äppi avakuval. Siin on näha sisse logimise nupp ja jätkamine ilma sisse logimiseta. Mainin siin ära, et kui saate PRIA-lt või PTA-lt fotoülesande, siis selle täitmine käib endist viisi ja äppi sisse logima ei pea, et siin see vaade on sama nagu praegu enam-vähem, sellel ma pikemalt ei peatu. Aga nüüd lähme peateema juurde ja logime sisse. Vajutan siia login sisse ja nüüd avanes Tara autentimise keskkond. See toimub täpselt samamoodi nagu muude riigiteenuste puhul, kus on tarvis enda autentida. Mina praegu valin Smart ID ja autentin ennast seejärel. Nõnda, nüüd ma olen edukalt autentinud ennast ja avanes PIN-koodi seadmise vaade. See ei ole kohustuslik, aga mõistlik on seada PIN-koodi ja biomeetria, siis saate järgmistel kordadel juba sisse logida kas sõrmejälje või näotuvastusega ja ei pea ennast uuesti autentima. Sean endale PIN-koodi, praegu panen siin 0, teie kindlasti kasutage midagi turvalisemat. Kui PIN-kood pandud, siis määran ka biomeetria, antud juhul ma panen siis sõrmejälje. Nüüd avanes äpi sisse loginud vaade. See on sarnane anonüümsele, kuid siin kuvatakse üleval sisse loginud kasutaja nime ja isikukoodi. Hetkel on nad ägustatud siin videos. Lisaks näeb sisse loginud kasutaja siin loendis ka kõiki kliente, keda ta on õigus esindada. Samuti näeb siin kõigi klientide veel tegemata fotoülesandeid ja lisaks muidugi ka neid ülesandeid, mis on juba täidetud selle seadmega. Iga kliendi taga olev number tähistab fotoülesandete arvu vastaval lehel. Antud juhul on siis siin näiteks tegemata on ühel kliendil 4, teistel on 0. Tehtud vahelehel on siin rohkem neid ülesandeid saadetud. Nii, aga kuidas siis fotosid teha? Selleks valime kliendi, näiteks siin Maasika Mari. Siin on nupp loo ise ülesanne. Siinkohal mainin ära, et fotosid tehakse korraga siis kas põllu või massiivi kohta. Ehk te justkui teete ise endale mingi põllu kohta ülesande ja pärast fotode saatmine on ka siis selle objekti kaupa. Nii valin siin loo ülesanne. Nüüd avanes foto tegemise põhjuste valik. See põhjuse valimine on oluline, et me teaks, kuidas saabunud fotodega edasi tegeleda. Esimene plokk on siin KSM nõuded. See käib nende KSM taotlejate kohta, kes taotlesid siin märgitud 3 lisanõuet. Teised seda ei vali. Teine plokk on muud põhjused. Siin ilmselt on peamine siis põllumajanduslik tegevus või ka põllumassiivi piiri muudatus või seire põllul siis e-põlluraamatu jaoks. Ja viimane plokk on määramatu jõu teavitus. Siin on erinevad variandid, et kui te siin valite põhjus, siis valige, saab ka mitut valida, aga valige kõige asjakohasem. Ja mainin siin ära, et määramatu jõu puhul on väike erisus, et kui näiteks valida siit mingi põhjus, siis ennem objekti valikut on tarvis täita lisaselgitus. Ehk siis see ei pea olema ülearu pikk, aga oluline, et see oleks selge ja arusaadav, et siis me teaks, et mis nõuad jäi täitmata või mis tegevus oli takistatud. Ühesõnaga selline selgitus. Antud juhul ma siin seda ei täida, ma lähen tagasi ja valin näiteks põllumajandusliku tegevuse ja lähen edasi juba objekti valima, selleks vajutan alusta. Nüüd avati kaardivaade, mis on tuttav juba varasemast ja minu asukoht on märgitud siin sinisega. Ja vaikimisi on avatud kliendi põldude ja niitude kihid, aga saab valida ka muid. Siin on oluline mainida, et kui tahate teha põldude või niitude kohta fotosid, siis neid saab teha vaid selle konkreetse kliendi taotlusel olevate põldude või niitude kohta. Antud juhul ma valin siit selle põllu, vajutan sellele peale. Ja nüüd tekkis selline roheline punktiir ümber põllu. Siin on piiritletud nüüd ala, mille seest ma saan fotosid teha. Ma praegu ei asu selles puhveralas veel ja seetõttu on ka minu asukoht siin punasega ja fotosid teha ei saa. Nüüd ma liigun sinna
puhverala sisse, et saaks fotosid teha. Nüüd olen jõudnud siia puhveralasse sisse ja minu asukoht on märgitud siin rohelisega, samuti aktiivne lisafotosid nupp ja vajutan sinna peale. Nüüd avaneb kaardivaade, ma teen siin testimiseks siit nurgast lihtsalt ühe pildi. Nii, siin on oluline lisada ka foto tegemise kommentaar. Panen praegu, et põld hooldatud. Salvestaja nüüd siin tekkis minu juurde ka selline fotoka ikoon ja suunaga, mis näitab, et tegin sinna suunda. Ma teen veel ühe foto. Teeme teise näiteks maastikuvaate, et oleks rohkem näha, mis põldul toimub. Samamoodi lisan kommentaari, paneme selle sama põld hooldatud. Nüüd on näha siin kaardi peal 2 foto asukohta ja suunad. Kliendid muidugi võiks fotosid teha ikka erinevates kohtades, et ma lihtsalt siin peaaegu testimise mõttes tegin need ühes kohas, et aega kokku hoida. Ja siin galerii nupust on näha tehtud fotod. Neid saab vajadusel kustutada, kui mõni sobi. Kommentaari muuta, näiteks tahaksin see kommentaari muuta, aga ma ei hakka selle peaaegu muutma. Ja samuti võimalik veel fotosid juurde teha või neid kustutada, et see on siis teie valik. Ega siin muud polegi, kui nüüd saada. Vajutan saada nuppu. Nüüd tuleb siin veel kinnitus ka, et kas olete kindlad, soovite fotosid saata. Jah, nüüd toimub saatmine. Ja peale saatmist tuleb edu teade ja siin on võimalik anda ka tagasisidet äpi kasutamise kohta. Hetkel ma seda tegema ei hakka ja sellega ongi fotod saadetud. Ja need on nüüd näha siin tehtud vahelehele tekkis siin selle ülesande kohta kirje, tänase kuupäevaga saadetud ja need samad fotod siin. Sellega on saatmine edukalt tehtud. Head kasutamist!